igaüks meist on kuulnud mingisugust programmeerimise sissejuhatus. Põhimõtteliselt öeldakse, et see on põhimõtteliselt sa lihtsalt kirjutad programmi, eks ole, sa kirjutad mingisuguse teksti ja arvuti oskab siis seda käivitada. Ja ühtlasi me teame ka, mis on põhilised programmid. Nimelt näiteks Windows, Linux ja Mac OS on siis operatsioonisüsteemid ja nende peal jooksevad kõik need programmid, mida sa kasutad, näiteks Microsoft Word, näiteks Chrome, mis on siis, või siis nagu Firefox, mis iganes sa kasutad, kaasa arvatud kõik mängud ja Steam, mis iganes, kui sul mingisugune aken ette tuleb, see on mingi programm, see on põhimõte. Aga paljud seda ei tea, et kui Chrome on üks programm, siis Chrome'i sees käivad teised programmid. Näiteks, kuidas nagu server töötab või ütleme, nagu sa lähed kuskil, ma ei tea, lähed Facebooki või lähed YouTube'i, võtame YouTube'i. Siis põhimõtteliselt on niimoodi, et selleks, et YouTube töötaks, on tal server ja sinu arvuti ehk brauser on klient. Serveril on omakorda veel andmebaas, DB ehk siis database ja server söödab sulle siis väikeseid programmikesi, mida sina käivitad selleks, et lehte näha. Sisuliselt, kui sina videot näed YouTube'is, siis on sulle alla laetud igasugust infot, näiteks, et kuidas videot üldse käivitada, mis video, kus see tuleb, siis see kogu info, video, sisu ja kõik sellised asjad. See hunnik pisikesi programme on kõik kohad täis, kõik, mis sa näed ekraanil, on alati mingisuguse programmiga midagi pistmist. Et paremini mõista, mis asjad on programmid ja mis asi on tarkvara, programmid ongi tarkvara ongi kood, siis tuleb vastukaaluks tuua riistvara. Riistvara on kõige lihtsamalt öeldes sinu arvuti, tema sees, ütleme, joonistan siia nüüd arvuti, tema sees on protsessor, mälu, näiteks 8 giga, tavaline tänapäeval, ja võib-olla ka, mis võib-olla kindlasti on ka kõvaketas. Ja kuidas see toimib on niimoodi, et protsessor on see, mis käivitab sinu tarkvara. Kõik, mis sina tahad, et juhtuks, käib läbi protsessori. Protsessor siis käivitab või otsustab, mis teha, ta vahel käib mälus, võtab mingeid asju, vahel käib kõvaketal, liigutab infot, mõtleb siin. Ja tarkvara teebki võimalikuks just nimelt see protsessori osapool. Et varasemalt võisid sa tinutada kokku ka mingisuguse plaadi, mis oli füüsiline programm ja seda sa enam muuta ei saanud. Midagi ta tegi ja see oligi kõik. Aga tänapäeval ma saan kirjutada koodi niimoodi ekraanile ja siis seda käivitada tänu protsessorile. Teeme ühe hästi lihtsa näite läbi. Mul on siin 2 faili. Esimene neist on Pythoni programm, teine on Java programm. Python ja Java on siis ühed võimalikud keeled. Keeli on väga palju, mida sa võid õppida ja mida kasutada. Nii. Näite, mis siin Pythonis sees on. Ja siin on ainult üks käsk. Käsk on print ja tegevus on siis, ta hõikab välja, et tšau, mis teed. Ma panen selle käima niimoodi, et ma avan terminali. Ja terminali ehk konsool on siis, ütleme nagu arvuti südamik, ma saan otse operatsioonisüsteemi käske anda. Ma ütlen siin, et Python ja hello. Põhimõtteliselt ma käivitan selle faili kasutades Pythoni keelt. Panen enterit ja ta printis mulle konsooli nüüd tšau, mis teed. Ma teen nüüd täpselt sama asja läbi ka Javaga ja Java on siis see, mida meie siin õpime. Java on selles mõttes natuke keerulisem keel, et sa ei saa, siin natuke üks tab üle, et sa ei saa ainult ühe käsuga midagi teha. Tal peab olema esiteks klass ja siis meetod ja siis selle klassi ja meetodi sees on see käsk. Ja kusjuures see on täpselt see sama käsk, siin on kirjas print. Ta lihtsalt näeb keerulisem välja, aga ta teeb täpselt samat asja. Nii, aga kuidas ma selle Java faili käima panen? Ma ei saa öelda Java, hello, ta isegi ei lase mul. Viskab errori selle peale. Asi on selles, et kui Pythonit saab käivitada lihtsalt niimoodi heast peast, sest et seda keelt loetakse käigu pealt, siis Java on üks neist keeltest, mida tuleb kompileerida. Kompileerimine tähendab sisuliselt seda, et ma võtan nii-öelda inimloetava koodi, mis mul siin faili sees oli, ja teen selle masinkoodiks, ehk siis, et arvuti protsessor suudab seda käiata. Pythoni puhul tehakse seda käigu pealt, aga Javas mitte. Ja kompileeritud keeled on üldiselt kiiremad, sellepärast on seda veel tänapäeval ka vaja. Nii, aga kompileerime siis selle faili ära.
kasutan selleks käsku Java C ehk siis Java kompilaator, annan talle selle faili ette. Võtan enterit, korraks ta mõtleb ja teeb mulle siia uue faili, hello class. See fail ei ole loetav, aga ma võin ta pulli pärast lahti teha, lihtsalt näidata, mis siin sees on. Selle asja nimi on tõesti masinkood, see ei ole inimloetav, aga masin saab sellest väga hästi aru ja eriti hästi oskab seda käivitada muidugi. See näide, mis me praegu läbi tegime, võib ka nimetada hello worldiks, sest et tavaliselt kirjutatakse siia vahele hello world. Ega tal mingi tähtsus pole, mis siin on, aga see on lihtsalt siuke tava või ütleme inside joke. Nii, aga selle tähtsus on küll oluline. Hello worldi eesmärk on kinnitada, et sul on Java installitud, sul failid kompileeruvad, ühesõnaga, et sa oled valmis programmeerima, sul on arvuti on seadistatud selle jaoks. Et natuke selgemaks saada, millest programm alati koosneb, siis ma joonistan siia keskele jällegi protsessori, nimetame seda CPU-ks. Ja mida programmid üldiselt, või mis üldiselt alati teevad, on see, et nad võtavad mingi sisendi. Sisendiks võib olla näiteks klaviatuur, joonistan siia klaviatuuri, selle CPU-sse, või siis on hiir, või siis on tõesti internetist mingisugune, ma ei tea, video, veebileht, no mis iganes. Või siis võib olla ka kaamera. Ühesõnaga ka kõik asjad, mis üldse arvutile mingid sisendid annavad, ongi siis meie kasutuses. Ja siis mida arvuti teeb, ta töötleb neid kuidagi, midagi ta nendega teeb ja väljundab neid. Kõige tavalisem asi, kuhu välja lasta infot on muidugi ekraan, aga teised variandid on tõesti interneti tagasi. Töötles midagi ja saatis üles, näiteks ma tegin YouTube'i video ja nüüd saan selle interneti. Või siis ma võin saata selle kõvakettale ja ühtlasi arvutikeeles kõvaketas tihtipeale tähendab, kas on siis fail või on andmebaas ehk siis database. Ja ütleme nii, et lõppkokkuvõttes, kui sa programmi kirjutad, siis sa avastadki, et sa võib-olla loed failist, võtad klaviatuurist sisendit, salvestad siia, saadad tänna, et see ongi see, millega programmeerimine lõppkokkuvõttes tegeleb. Kui sa teed näiteks arvutimängu, siis sa võtad ju klaviatuuri ja hiire inputi, näitad ekraanile outputi, kui see on internetimäng, siis sa kasutad selle jaoks nii interneti inputi kui ka outputi. Tahes-tahtmata tekib põhjalik arusaam siis, kui sa reaalselt programmi kirjutad. Seega hakkame lihtsalt pihta.